ja mind sellele konverentsile rääkima. Ja tegelikult ma jätkan üsna samas suunas, et toetab kindlasti eelmist ettekannet, aga vaatame siis, mis seal veel juurde tuleb. Et sissejuhatuseks ma siin panin need alusmaterjalid, mille baasil ma täna selle oma esitluse teen, et peamiselt ta siis baseerub sellesama siis nii-öelda Maa ja Mulla teadusarendusprojekti raames tellitud projektil ja sellest projektist tuleb hiljem juttu, ma saan aru, et ma nüüd olen natukene enne seda siin tutvustamas, kui see suure projekti tutvustus tuleb. Et me tegime uuringu ja see siis jõudis välja lõpparuandeni, mille pealkiri on Maa ja Mulla kasutuse, sealhulgas maahõive juhtimissüsteemi loomise jaoks tausta ja tervikpildi koondülevaate koostamine. Et tegin ka lihtsustuse, et edasi räägin lõpparuandest, muidu ma ka muud ei jõua teile rääkida kui kogu aeg seda pealkirja, et siis teate, et see on see lõpparuanne, millele ma viitan. Ja selle koostamisel oli meil töögrupis ka doktorandid Kärt Metsoja, Birgit Rikk ja Kätlin Põdra, osa nendest on siin saalis ka. Aga me oleme ka teinud selle aasta jooksul paar sellist publikatsiooni. Esimene nendest on siis maahõivest Eestis, selle areng siis alates 1991 ja teine siis muldade katmine, maahõive ja demograafia, see on siis Eestis, Lätis ja Leedus. Nii et see on selline taust, aga mida me siis tegime? Me alustasime seda oma uuringut andmekorjega ja me tahtsime teada maa- ja mullakasutust mõjutavaid eesmärke regulatsioonides, poliitikates ja strateegiates. Tegime sellise mahuka tabeli, mis oli jagatud erinevatesse valdkondadesse. Valdkondi oli kokku 15, et üks nendest oli siis selline üldine ja liigitamata dokumendid, teised olid siis valdkonnapõhised. Ja küsisime sisendit ministeeriumitest ja ametkondadest. Ja see nii-öelda see jaotus, kuidas me selle jaotuse tegime, see tulenes siis maa- ja mullakasutuse teadusarendusprojekti raames koostatud infograafikust, mis oli siis varem juba tehtud, seal on see keskmine poliitikate tase, et sealt see siis peamiselt tuli meile alusena. Ja kokku me siis kogusime Euroopa Liidu tasemel 49 sellist dokumenti ja Eesti tasemel 64. Et neid dokumente on kindlasti rohkem, aga see aeg oli piiratud, mille ajal me siis seda infokorjat ka tegime. Aga mis me sealt nendest eesmärkidest välja saime lugeda, või sealt lugesime erinevaid asju, aga siin on siis need olulisemad probleemid välja toodud, et eesmärke, mis mõjutavad maa- ja mullakasutust, on hästi palju. Aga nad on meil, aga nad on sellised üldsõnalised, ega jõua siis tavaliselt sellise konkreetsusega maakasutajate ja maaomanikeni. Ja lahendusena tõime välja, et eesmärgid tuleb konkretiseerida ruumiliselt ja siduda maakasutusega, et selgitada välja siis maakasutuse konfliktid ja kooskasutuse võimalused ning jõuda siis maaomaniku ja maakasutajani. Ja vaja on luua siis mehhanisme, kuidas siis kaasata maaomanikke, kas on siis läbi regulatsioonide, stiimulite, hüvitiste, et kuidas me seda siis reaalselt ellu viime. Et mida me nagu mõtlesime, et siin on selline näide kahest dokumendist, üks on siis looduse taastamise määrus, mis ütleb meile, et 2030. aastaks kehtestatakse taastamismeetmed vähemalt 30% selliste elupaigatüüpide kogupinnast, mis ei ole heas seisundis. Ja siis on veel seal neid näitajaid, mis tulevad hiljem. Selline nii-öelda üldine, selles mõttes, kui ta on seal tekstina üldine eesmärk, ja kõrval siis on energia ja majanduse arengukava, kus siis öeldakse, et meil on vaja rohkem maismaa tuuleparke, et see peaks suurenema 9 korda ja need vajavad maad üle 9000 hektari. Kui nad on nüüd selliste eesmärkidena, siis me ei saagi öelda, et võib-olla me saaks seal ühte ja sama maad näiteks kasutada mitmel otstarbel, aga kuni nad ei jõua sinna ruumilise paiknemiseni, seni on see üsna keeruline, et kas me saame maad koos kasutada, kas seal on konkurents, et seda me saame siis otsustada seal ruumilise paiknemise staadiumis. Sellest oli ka juba eelmises ettekandes juttu, et minul on ta nüüd natukene pikemalt siin pildi peal ja nii see maahõive strateegia või maahõive hierarhia esitatud, nagu ta on Euroopa Liidu mullastrateegias, aga võib-olla sinna juurde siis selline jutt, et 2011 ressursitõhusa Euroopa teekaardis juba püstitati eesmärk saavutada aastaks 2050 null maa netohõive. See oli siis Euroopa tasandil.
Ja 2021 oli siis Euroopa Liidu mullastrateegia, kus toodi välja sellise maahõive hierarhia rakendamine. Aga need olid liikmesriikidele vabatahtlikud, soovituslikud vabatahtlikud täitmiseks. Nüüd käis läbi ka see mullaseire direktiiv, mis võeti vastu siis oktoober 2025, millega nüüd kaasneb riikidele kohustus mullahõive hierarhia rakendamiseks. Ja vastavalt sellele siis tulebki käituma hakata, me peame siis vaatama, selgeks tegema, kus kohas on meil need korduskasutusega maad või võimalusega maad, kus meil on need halvemas seisundis maad ja kui me kõiki neid tegevusi ei saa teha, et me ei saa vältida näiteks uue maa kasutust, uut maahõivet ja mulla katmist, ei saa korduskasutamist kasutada, ei saa minimeerida, siis me peame leidma need kompenseerimise võimalused, et maahõive või mulla katmise korral tuleks siis kohaldada leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid, et minimeerida ökosüsteemi teenuste kadu. Nii et see tegevus meid ootab ees. Ja mida me seal siis oma selles lõpparuandes välja tõime, et me käsitlesime ka sedasama maahõive hierarhiat ja ütlesimegi, et Euroopa Liidu mullastrateegia maahõive hierarhia ei ole Eesti kontekstis sisustatud hetkel praegu, õigusaktidesse integreeritud ega ka praktikas rakendunud. Ja riigisisene regulatsioon ei taga siis sidusat rakendust ega suuna maakasutuse otsuseid vastavalt siis sellele Euroopa Liidu eesmärkidele. Aga nad olid nii-öelda vabatahtlikud siiamaani. Ja lahendusena tuleb määratleda siis, kuidas maahõive hierarhia erinevad astmed rakenduvad Eestis, Eesti õiguskeskkonnas ning millised on siis vastavad motivatsioonimeetmed, kas toetused või kompensatsioonimeetmed ja need kompensatsioonimeetmed võivad olla siis kahepoolsed, et siis kui keegi hakkab rakendama eraomanikuna, siis kuidas talle kompenseeritakse või teisipidi, kui keegi nii-öelda rikub siis seda looduslikku maad, et kuidas tema siis annab ja kompenseerib seda loodusele tagasi. Nii et seal on nagu kahte moodi kompensatsioonimeetmeid vaja mõelda. Ja vajalik on siis üleriigiline rakendusraamistik ja õigusselgus. Kuidas on Eestis maahõivega olukord? Et siin on kahe raporti sellised joonised juures, et ülemine on OECD 2022. aasta raport, kus on siis välja toodud, et aastatel 2000–2014 vähenes Eestis rahvastik peaaegu 5%, samas kui tehisalade pindala inimese kohta suurenes 18%. Ja see punasega on seal Eesti, ilutseb seal 6. kohal. See ei ole hea koht, me oleme pigem hästi suured maaraiskajad inimese kohta. Jah, õnneks on meist ees seal veel Läti, Leedu, Poola, Soome ja Ungari, aga ikkagi ei ole just hea koha peal. Nüüd selle alumise joonise peal, et on välja toodud siis netomaahõive linnades ja nende lähialadel maakasutuse ja riigikaupa ja periood on 2012–2018, et seal me oleme siis Euroopa riikide kontekstis keskmisel kohal, et me ei ole nii halval kohal. Aga millele siin tuleb tähelepanu pöörata on see, et meil mõõdetakse seda tulemust ainult Eesti kaardi peal näidatud rohelistes alades. Tallinna ümber, Tallinna ümbrus, Tartu ümbrus, Narva, aga Narvas ei toimu midagi. Sealt ei olegi vaja mõõta eriti, seal kahaneb pigem. Aga meil kasvab kindlasti see linnaala Pärnu ümber ja teiste linnade ümber. Ja kus see suur nii-öelda number meil tuleb? Siin on nüüd üks väike näide sellest, et milline see arendustegevus Eestis on olnud ja siiski kahjuks on ikka jätkuvalt. Võetakse kasutusse siis looduslikke alasid, et enne ma ei öelnud seal maahõive hierarhia juures seda, või ka maahõive juures seda, et Euroopa kontekstis loetakse maahõiveks ka seda, kui muudetakse siis põllumajanduslikku maad või metsamajanduslikku maad siis tehisalaks, lisaks siis looduslikule alale. Aga jah, et see on selline tüüpiline Eesti arendus. Hea on, kui ta tuleb kuskile tiheasustuse lähedale, vahel satub sinna täitsa põldude vahele ja siis nii need arendusseenekesed kasvavad. Ja teine näide, see on siis meie nii-öelda rohe-eesmärkide täitmise tulemusel päiksepargid looduslikul maal. Üks pilt sellest kohast on 2020, teine on 2022, enne oli looduslik ala, nüüd on seal siis päikesepargid. Ja läheb ka maahõive alla. Aga selleks, et nüüd seda kogu süsteemi hästi juhtida, hästi neid selliseid häid otsuseid teha ja me teaks, kuhu poole suunduda, selleks on meil vaja siis ka häid andmeid. Lõpparuandes tõime välja, et Eesti probleem ei ole selles, et meil ei ole andmeid. Meil on väga palju andmeid, meil on erinevaid andmekogusid,
aga siis puudub selline andmekogu, mille järgi kestliku arengu eesmärkide poole liikumist saaks mõõta. Samamoodi ka muutus siis maa- ja mullakasutuse osas. Jah, me saame andmete baasil teha ühekordseid uuringuid, analüüse, aga ikkagi, et sellist nii-öelda pidevat seiresüsteemi on ka vaja. Ja lahendusena ongi välja toodud, et tuleks luua siis keskne kestliku arenguga seotud andmekogumise süsteem koos sobivate mõõdikutega, arendada siis olemasolevat ja arendada välja süsteemsed seire- ja hindamissüsteemid, mis tuginevad siis olemasolevatel ja uutel andmestikel. Inspiratsiooniks siia ette, see oli ka tegelikult lõpparuandes välja toodud, on meie lõunanaabrite näide, kus ka ülikoolis oli nii-öelda välja toodud efektiivsuse indikaatorid produktiivse maa kasutamiseks Lätis. Et siin on siis mudelisse võetud üle 3 miljoni maatüki, need maatükid on olnud siis põllumajandus- ja metsamaad ja iga maatüki kohta on arvutatud tulemused, seal ei paista kõik need välja, need nii-öelda funktsioonid, aga põhimõtteliselt on 5 funktsiooni, on majandus, on sotsiaalfunktsioon, kliima, bioloogiline mitmekesisus ja viimane oli puhke eesmärgil kasutatav näitaja. Nii et need 5 on ka siin näidatud. Ja need on siis summeeritud lõpuks kokku siis terve nii-öelda omavalitsuse kohta ja omavalitsuse tulemused on koondina näha. Ja mis siin veel on hea, et siin saab omavalitsusi omavahel ka võrrelda ja reastada nii-öelda nende erinevate indikaatorite järgi või näitajate järgi. Ja kui seda nüüd siis nii-öelda edasi arendada, siis võiks seda ka mõelda perioodiliselt, et vaatame ühel aastal, mis see tulemus on, vaatame, mis teisel aastal on ja siis me saame teada, et kas me liigume siis õiges suunas, mis iganes see suund on siis, mida me oleme valinud. Nii, ja juhtimine on ka hästi oluline. Probleemina tõime välja, et puudub selge rollijaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel strateegiliste eesmärkide elluviimisel. Et mis siin nagu mõte on see, et nii nagu ma teile näitasin neid 2 dokumenti, kus on eesmärgid on võetud siis vastu kas Euroopa Liidu tasemel, riigi tasemel, aga kes neid ellu viima hakkab? Kas riik üksi, kohalike omavalitsustega koos või ka on maaomanikud ja maakasutajad kaasatud. Ja nüüd ongi sellist strateegilist elluviimise plaani ka vaja, et kuidas me jõuame sinna nii-öelda nende omanike ja maakasutajateni. Kuidas me seda teeme reaalselt, et on küll hulk neid, nii nagu ma ütlesin, hästi palju eesmärke, aga kuidas me need ellu viia saame. Ja välja toodud probleem oli ka, et puuduvad selged tööriistad ja juhendmaterjalid, kuidas siis ruumilisi eesmärke ellu viia, sealhulgas elurikkuse ja süsiniku sidumise osas. Et need on sellised natukene võib-olla segased. Lahendusena panna paika siis riigi ja kohalike omavalitsuste rollijaotus strateegiliste eesmärkide elluviimisel. Vaja on juhendeid ja andmeplatvorme, mis võimaldavad lihtsalt andmete kättesaadavust ja analüüsi. Ja planeerimisprotsessi tuleb siis integreerida ka süsiniku koguste ja ökosüsteemi teenuste arvestamine. Et täna me teeme planeeringu, aga me tegelikult ei tea, kas selle tulemusena siis on meie nii-öelda see planeeritav ala ka nii-öelda parem süsinikusiduja või on ta kehvemaks läinud sellega, kas seal on ka ökosüsteemidega arvestatud, et seda meil täna planeeringuprotsessis ei ole sisse nagu integreeritud. Siin tõin välja ühe Inglismaa näite, nemad on tegelenud multifunktsionaalse maakasutuse raamistiku väljatöötamisega. Et mis see on? See on selline protsess tegelikult iseenesest, mis aitab siis hallata keerulisi ja mitmetahulisi maakasutuse otsuseid. Ja see tasakaalustab siis erinevaid survetegureid, võimaldab maad kasutada mitmel eesmärgil korraga ning pakub siis hüvesid ja väärtusi avalikkusele. Ja see aitab siis saavutada neid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid eesmärke, mis siis jälle aitavad meil liikuda siis kestlike eesmärkide täitmise poole. Nüüd selle poole peal on välja toodud see ajaline dimensioon, et nad alustasid sellega juba 2019 ja panid selle esmalt kirja, et sellist raamistikku on vaja ja kohe asusid seda ka välja töötama. 2023 jõudsid nad sellise nii-öelda raportini, kus nad siis ütlesid, mis nad välja on töötanud, kuidas see välja näeb ja 2025 aasta alguses läksid nad veel uuesti siis avalikule konsultatsioonile ja oli siis plaan, et nad jõuavad varsti siis sellise nii-öelda lõpuni viidud Inglismaa multifunktsionaalse maakasutuse raamistiku väljatöötamiseni. Seega see protsess, kui me tahame seda teha nagu ka Eestis, nii-öelda riik, kohalik omavalitsus, maaomanikud, siis see protsess võtab päris palju aega.
et me peame sellega arvestama. Et see ei tule niiviisi, et täna tahame, homme on. Et see on nagu selle mõte siin just esitada, et sellised protsessid, sellised raamistikud, et need vajavad aega ja need vajavad ka väga palju avalikku konsultatsiooni, läbirääkimist, osapoolte vahel kokkulepete saavutamist, et see siis hakkaks üldse tööle. Ja millised need maakasutuse otsused peavad olema sellesama siis Inglismaa näite puhul, et kui tehakse neid maakasutuse otsuseid, et need peavad olema siis maatükipõhised, kohanevad näiteks kliimamuutustega, kohalikke maaomanikke ja kasutajaid kaasavad, väljapoole ja tulevikule suunatud, multifunktsionaalsed, heaolu toetavad. Et selline siis Inglismaa näide. Ja minu selline võib-olla üldine kokkuvõte sellele teemale oleks selline, et maa ja muld on piiratud ressurss ja selle kasutamisel tekib konkurents ja kaasnevad konfliktid, aga me saame siis seda konkurentsi ja konflikte leevendada ja survet maale ja mullakasutusele vähendada, kui me läheneme nutikalt, kasutame näiteks mitmeotstarbelist maakasutust, sealpool on siis pilt, kus meil on tõesti päiksepaneelid koos siis loodusrikkuse ja lammastega, aga siinpool on pilt Istanbulist, kus on siis parkla peale pandud päiksepaneelid ja saab seda maad ka kasutada mitmel otstarbel. Tänan kuulamast. Ja, aitäh, Evelin. Aitäh. Ja mõned küsimused ka. Millised on teie arvates võimalused põllumajandusmaid konkureerivate kasutusviiside eest hoida toidu tootmiseks? Et siis need põllumajandusmaad mitte ei asenduks metsa energiataristu ja ehitistega? Jah, seal on selles mõttes, tegelikult Eestis on juba päris pikalt püütud välja töötada ka sellist raamistikku nagu väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmine. Kahjuks ei ole see siiani õnnestunud, aga ma arvan, et võib-olla tänane siis see üleriigiline planeering ikkagi jõuab nii kaugele, et meie väärtuslikku põllumajandusmaad hakatakse kaitsma. Selles mõttes ma arvan, et siin on ikkagi vaja regulatiivset raamistikku ja see tänane maahõive hierarhia kindlasti liigutab meid selle poole, et me ei hakka enam panema elamuid, ma loodan, et me ei hakka enam nii kergekäeliselt panema elamuid põllumajandusmaale, olgu ta ka metsamaa, aga seal on muidugi need konfliktid ka metsa ja põllumajandusmaa vahel. Aga eks seal on ka vaja siis selgeks saada, et palju meil seda põllumajandusmaad täpselt vaja on ja kas meil on igal pool teda vaja, on ka väheväärtuslikumad põllumajandusmaad, mida võib võib-olla asendada, et seal on päris palju kompleksseid küsimusi. Muide, mis see põhjus on selle tabeli peal, kus me olime seal lätlaste ja leedukatega tagumises otsas, et mis see põhjus on, miks me oleme maad raiskavad? Sellepärast oleme maad raiskavad, et seal on mitu põhjust, et esiteks me oleme hõreda asustusega riik, nii nagu on Läti-Leedu, tegelikult Soome, ja meil, ükskõik mida me rajame, meil annab see nii-öelda seal graafikul mõju päris tugevalt, sellepärast et tiheda asustusega elanike puhul ta nii-öelda läheb sinna elanike arvu peale, normaliseerub ära, aga meil on see hästi hõre asustus ja teiseks me oleme siis valgunud väga laiali oma asustusega põllu peale ja sellega oleme ikka hästi palju nii-öelda sellist looduslikku maad võtnud kasutusele. Aga sama ka Läti-Leedu. Ja üks repliik veel siit workshopist, mõningaid mõtteid sellest, kuidas päikeseenergeetikat elurikkusega ühitada siiski on ka Eestis ja tuuakse siin ära üks Eestimaa Looduse Fondi näide juhendist selle kohta, et kuidas siis neid päikesepaneele ja asju koos kasutada, aga mulle tundus, et seal lambad ja paneelid ja parkla ja paneelid, pilt oli laias laastus sellele vastuseks ka. Jah, suur aitäh ettekande eest, täname!